Tere tulemast vaatama saadet Ela hästi. Mina olen Liisa Indra. Tänases saates teen ma tervislikke hotdoge ja head muusikat Superstaari saates tuntud Taavi Petersoniga. Alustame aga naiselike teemadega ja selleks on kodusünnitus. Ingrid Kaaküla on naine, kes on aidanud Eestis ilmale sadu lapsi, sealhulgas ka minu lapse. Ingrid, kuidas on lood kodusünnitustega praegu ja sina oled ju alati olnud see pioneer, kes on rääkinud kodusünnituse võludest? Jaa, kui ma esimest korda elus kodus beebi vastu võtsin 23 aastat tagasi, siis ma armusin sellesse esimesest korrast, et võib öelda, et kodusünnitus on minu jaoks armastus esimesest silmapilgust. Päris ainult kodusünnituse ämmaemand ma olen olnud umbes viimased 10 aastat, aga mitte nii kaua ei ole Eestis reguleeritud olnud see kodus sünnitamine, et päriselt nagu ametlikult süsteem töötab 3. aastat. Tead, ma mäletan, et kui mina sünnitasin ja sina olid minu kõrval ja siis mul üks hetk hakkas lihtsalt nii igav, et ma ütlesin sulle, et tead, Ingrid, mul on nii igav ja sina istusid mu juures, ütlesid, et eks see sünnitus olegi üks ootamine. Aga kuna mul oli ka kõrval haiglasünnitus ja siis lihtsalt need olid nii drastiliselt erinevad, et kas sa tutvustaksid, olles näinud siis nii paljusid sünnitusi, et milline üks loomulik sünnitus võiks ja peaks välja nägema? Tead, nii palju, kui on erinevaid inimesi, nii palju on ka neid loomulikke viise, kuidas sünnitada. Ja kui ma näen, et see, mida naine teeb või mida pere teeb, et see töötab, siis ma toetan seda, mida nad teevad. Loomulik sünnitus on see, mis algab ise, see tähendab, et beebi tahab hakata sündima, mis kulgeb omas tempos, kus naine saab palju toetust ja abi selle sünnituse juures. Isegi kõigil suurtel imetajatel, kellel on poeg emaga võrreldes suhteliselt suur, on olemas ämmaemandusteenistus. Näiteks elevantidel ja vaaladel ja delfiinidel muidugi ka tõstavad pojakese pinnale esimest hingetõmmet tegema. Võib-olla neile, kes siis ei tea niivõrd kodusünnituse ja haiglasünnituse vahet, võib-olla sa võiksid seda tutvustada? Et kodus saab sünnitada ainult terve naine, kui tema sünnitus toimub õigel ajal, kõhus on üks beebi, pea allapoole ja sünnituseks on ennem valmistatud. Et tegelikult ikkagi enamus Eesti naistest, et ma ei ütle, et see igal pool on nii, tunnevad ennast kõige turvalisemalt sünnitusmajas. Kuivõrd tänapäeval õpetatakse niisugust asja, et osatakse hakkama saada ilma selliste siduvate tehniliste vahenditeta, mis võib-olla on sünnitajale natukene ebamugavad? No vot, et kodusünnitusel on see aspekt kahju juures, et tegelikult hoida alles inimese kui liigi oskust või teadmisi, kuidas sünnitada. Sest et kui me nagu kogu selle vastutuse paneme ära tehnikale ja süsteemile, siis lähevad mingi suur osa oskusi ja teadmisi kaduma. Nii et minu meelest on see üks osa rahva kunstist ja teadmisest, mida ei tohiks kaduma lasta ja mida peaks alal hoidma. Esimene sünnitus oli niimoodi, et mul tuli mega ala seljavalu ja siis mu mees lihtsalt silitas mu selga, kuni mu selg oli lihtsalt punaseks silitatud. Ja teise sünnituse ajal oli täpselt sama valu, aga ma enam ei tahtnud seda silitamist ja seda masseerimist ja siis tulid sina ja ütlesid, et oota, ma nüüd teen seda asja ja siis sa tegid seda Kaskini meetodit ja siis valu nagu kadus ära. Mida ta teeb, see vaagna tiibadele surumine, et see muudab selle vaagna sissepääsu tasapinna, selle koha, kust beebi peab tulema allapoole, et ta saaks sündima hakata, muudab nagu pisut ümaramaks, et see on muidu selline tugevalt külgede suunas ovaalne, aga et see vajutamine teeb selle ümaramaks ja annab beebile võimaluse ennast sünnitusteedes keerata. Et võib-olla see, mille pärast naised tunnevad kuidagi ennast ahistatuna aparaatide all, nagu sa ütlesid, või aparaadi külge ahistatuna ongi see, et nad ei saa spontaanselt liikuda ja liigutada. Ja, aparaat on olemas ka ilma juhtmeteta, aga andur läheb liikudes paigast ära. Ja sünnitus võib olla selline kogemus, mis annab naisele palju enesekindlust, mis tõstab teda isiksusena ja emana ja naisena kõrgele, mitte ei tekita sellist rasket depressioonisarnast seisandit, millest tuleb siis abistajate toel välja tulla. Et isegi raske sünnitus, ükskõik, kas ta on pikk või lihtsalt väga valulik, saab olla äge kogemus. Nagu sinulgi, eks ju, et beebil oli käsi pea kõrval, mis ei ole lihtne, aga sa said nii hästi sellega hakkama. Ja ei olnud pärast sellist tunnet, et kui õudne, mitte kunagi enam ei taha sünnitada. Ei, vastupidi, minu kogemus oli küll selline, et
et ta suhteliselt kiire sünnitus oli, 6 tundi oli, teine esimene 8 tundi. Ja see sünnitus oli, mäletad, mul poeg Joonas tuli meie juurde ja siis ma olin sellises hetkes, kus ma tundsin, et no nüüd ma enam ei jaksa, et nüüd on see koht, kus mul sai otsa jõud. Ja siis Joonas tuli, ütles 2-aastane, beebil näpp suus, mäletad? Mäletan. Ja siis ta sündis. See oli täiesti uskumatu, et see nii oligi. Ja Joonas oli üldse vägev, sest ta ju valis ka muusikat tegelikult kogu sünnituse vältel, 2-aastane. No tegi seda väga hästi. Ja just, et tema ja siis veel, kui Elli sündis, Ellil oli selg kõik seda lootevõid täis ja Joonas tuli ja hakkas seda sinna siis sisse määrima, et kuidagi väga intuitiivne. Just. Aga mulle väga meeldis see, et kuigi ma sünnitasin sinuga ju kodus 4+ kilose lapse, ma olin juba paari tunni pärast püsti, mul polnud rebendeid, mu keha kõik taastus nii kiiresti, et ma olin lihtsalt nii üllatunud, kuidas sünnitus saab olla nagu sa räägid, nii loomulik ja nii meeldiv ja sihuke jõuduandav kogemus. Selle sünnitusega seoses ongi üks suur selline saladus. Et see ei ole mitte see, et sünnitus on raske, vaid see, et naised on tugevad, millest nagu räägitakse nii vähe. Nukid ja just. Ma mäletan seda, et mulle andis hästi palju jõudu juurde teadmine ja just selle raskel hetkel, kui ma vaatasin alla ja ma nägin, kuidas beebi lükkab oma jalgadega ja tead ma, siis sellel hetkel ma tabasin ära, et aga issand, tema ju sünnib ja mina ju sünnitan, et see on 2 inimese töö ja see andis mulle jõudu juurde, et me oleme koos siin selles, et ma annan endast parima. See on üks väga toetavaid asju, küsida sünnitaja käest, aga mida sinu laps teeb? Siis lähed tähelepanu enda pealt lapse peale ja mõtled, aga mis ta teeb siin? Samal ajal nagu ma tõesti tean ja näen, et ta sätib oma jalgu ja iga tuhu alguses lükkab nende jalgadega, et tegelikult ta teeb seal nii palju. Lihtsalt naised on nagu iseendaga ja oma emotsioonidega nii ametis, et nad unustavad või ei pane tähele seda. Nii et kodus ikkagi sünnitatakse siis, kui kõik läheb hästi. Kust ma tean, et hästi läheb? Ma tean sellepärast, et ma olen kogu aeg sünnitajaga koos. Me hingame koos, ma ei lähe ta juurest ära, mis võib olla ka suures sünnitusmajas, kus on kõik võimalused. Meil on 8 või 9 sünnitustuba ja 4 ämmaemandat korraga tööl, mis tähendab seda, et ühel ämmaemandal võib olla 2 sünnitajat korraga. Kõik, kes on sünnitanud, nad teavad, et neid jäetakse vahepeal üksinda. Et nii nagu vaata, vihma võib sadama hakata mõne inimese jaoks ütleb, et äkki hakkas vihma sadama. Teine ütleb, et ammu juba pilved kogunesid. On teatud tervisenäitajad, mis hakkavad tasapisi nii-öelda kalduma sinna normist kõrvale. Ja siis on enamasti aega rahulikult pakkida asjad, kõigepealt leppida kokku, et me ei saa jääda koju praegu. Et see ei ole mõistlik, see ei ole kas ema või lapse tervise seisukohast hea. Üks asi, millest kindlasti võiks rääkida, on see, mismoodi liikumine ja toitumine mõjutab nii sünnitust kui siis ka beebi tulevikku. Siin on kindlasti väga selged seosed. Mis sinu kogemus näitab? Sest et sellel ajal, kui beebi kasvab oma looteeas, siis tema jaoks nii-öelda füüsiliselt toit on väga-väga tähtis. Mida vanemaks ta saab, seda rohkem tulevad muud tähtsad asjad ka tema ellu. Sellepärast on emal väga-väga oluline valida, mida ta sööb. Ja minu sünnitajate hulgas on muide palju ka taimetoitlasi ja veganperesid, siis taimetoitlus ei ole põhjus, miks peaks tekkima valgudefitsiit, miks rauatase peaks olema madal. Ja meil on ju mitteteadlikuid segatoitujaid, nagu ikka hulka rohkem kui taimetoitujate hulgas selliseid mitteteadlikke sööjaid. Kui naine raseduse ajal ainult kõnnib ja istub, siis see kuidagi ei toeta raseduse normaalset kulgu ja beebi õige asendi võtmist selleks, et ta saaks tulla parimal võimalikul moel läbi sünnitusteede. Mis siis peaks tegema? Kõndimine, istumine, tantsimine? Jaa, tantsida, võimelda, ujuda. Hästi aktiivne olla läbi raseduse. Iga päev täiesti teadlikult võtta kasutusele mõned asendid, mis toetavad selle beebi õige asendi võtmist. Üks neist seesama käpuli või põlvili asend. Et meie oleme ju on võib-olla teine põlvkond naisi, kes ainult seisavad püsti, kõnnivad ja istuvad. Et enne seda ju inimesed tegid väga paljusid töid ettepoole kummargil ja käpuli. Et vaata, kui sul on 2-aastane laps kodus, siis sa temaga koos oled põrandal ja mängid ja korjad temal elusid, see annab nagu mingisugusegi võimaluse. Aga muidu tuleb teadlikult endale luua. Ingrid, nii suur aitäh, et sa meiega rääkisid. Aitäh sulle. Täna on mul kodus Ela hästi saate kõikide aegade kõige pikem külaline ja selleks on Taavi Peterson. Hei! No tere! Me mõtlesime, et täna võiks teha foto näiteks. Ja mulle need maitsevad küll. Ja siin on vist need
veganvorstid, jah? Ja kuidas sa juba teadsid? Mis sa muidu arvad taimetoitusest? Oled sa sellega kuidagi kokku puutunud? Teeme uut bändi nüüd paar kuud, et seal on puhta kõik veganid. Jah? Ja sina oled siis selline, mina olen siuke segatoiduline, jah. Sa oled ainukene kaine mõistusega, kes sööb kõike? Ja, ma söön kõike, jah. Kuule, aga teeme siis niimoodi. Ma annan sulle, hakkan ülesandeid andma. Palju sa selle kokkamisega nagu kokku puutunud oled? Ma käisin 2009 aasta algusel, läksin Austraaliasse, olin pool aastat Austraalias. Nii. Läksingi siis too sügis 2009, läksin kokkakooli, aga no, selle tükeldamise ja sellise asjaga käisin ka praktikatel ja värki ja aga lõpuks tuli välja, et see on ikkagi hull töö, kui niimoodi suurele kambale pead tegema kogu aeg. Mulle näiteks megalt meeldib, kui tuled koju ja siis hakkad süüa tegema ja siis panni peal oliiviõli hästi õrnalt, sibul peale, siis küüslauk, kui see on kuidagi sihuke toidu tegemisel tuleb kohe koju, nii mõnus. Ja lugesin kunagi ühte Roy Strideri raamatut, Himaalaja jutud ja siis ta andis seal ühe retsepti välja või nagu, mida ta seal Bhutani tuledraakoni roog, Aimandatsi, niisugune. Issa, kus sa mäletad veel neid nimesid? No. Nii, tuledraakoni roog ja see oli tšilline või? Seal oli lihtsalt, põhiliselt oligi tšilli ja vist tomat ja juust ja sibul vist midagi niisugune. Ega seal rohkem midagi ei olnudki. Ja kirjutasingi niisuguse loo nagu Tibet Ocean ja siis Roy ise võttis ühendust minuga, et nii äge lugu ja siis tegimegi koos tuuri ja tema rääkis oma raamatutest ja koerad olid kaasas ja spetsialist võid siin segada. Mis tunded sul tekitab budism ja Tiibet ja kogu see teema? Mul on väga kuidagi südamelähedane see. Väga kuidagi. Kui üldse mingi siuke religioon, siis see on see nagu. Mediteerid sa või kuidagi? Kuule, sa olid Trukmaga. Jaa, Trukmaga teeme. Trukmaga, kas nüüd jätkuvalt teed? Ta pidi uuesti tulema Eestisse tagasi ja... Jah, vist iga mingi 3 kuu tagant on ikka mingi siuke väike live või on vahepeal on tihedamalt, vahepeal on ta kuskil ära. Ja sina saadad teda siis? Meil on isegi oma bänd nagu siuke, et on meil Joosep Kõrvits mängib tšellot ja siis Leho Ruubis mängib India flööti ja mina mängin oma 12-keelset kitarri ja siis Trukma laulab ja... Televaatajad võib-olla ei tea, et kes on Trukma. Sina võiksid tutvustada. Trukma Jall. Ta on nüüd päris juba siin Eestis ikkagi päris pikalt juba kanda kinnitanud. Ma olen vist seda bändi teinud 3 aastat. See on siuke Viljandimaal on see Tiibeti meditsiini, traditsioonilise meditsiinikeskus, jah. Ma olen laulnud tema mantraid ja käinud ka koos. Isegi, jah? Ja see on hästi kihvt, et sa lihtsalt võtad selle mantra ja siis käid seda läbi mingi väga mitu korda. Kuidas sulle, mis tunded see sinust tekitab? Ega ma nagu kodus neid ei harrasta, aga nii kui on kontsert, laulan ise, mõmisen ka kaasa seal ja alati on hästi hea tunne pärast. See mõte hot dogi kohta, hot dogid ju käivad nii lihtsalt, aga ma mõtlesin, me võiksime teha 2 varianti. Üks on siis selline, mis me saame panna niimoodi vahele siia või siis, et võtame sellise ameerikapärase ja siis lõikame katki niisugune väiksem. Aga siis teised on, mis on hullult ägedad, et kui sa tahad teha kaasa mingit sööki, on ju. No mina olen lastele näiteks kooli kaasa teinud ja siis lükkad siia sisse igasuguseid asju ja siis pärast sööd. Et kuidagi nagu uuesti leiutada hot dogi. Mul on kodus on see üks suur Soome ahi, siis ma tegin seal, ostsin panni ja panin sinna, mäletan, kus vanema kunagi tegi, võtab maja soojaks ära ja siis jäävad need söed sinna, siis paned suure panniga sinna. Issand, kui kiht. Pane siit nüüd umbes mingi hea peotäis sinna panni peale. Paneme. Või peaks samasuguseks lõikamati või? Ei, tead, sa võid lõigata nii, nagu sina lõikad. Minu meelest toit ongi huvitav siis, kui igaüks nagu paneb oma nüansi sinna juurde. Ja segame ta läbi, ta läheb niimoodi kergelt soojaks. Nii, ma võtame siia roosmariini, laseks roosmariini ka niimoodi panni peal seal kergelt siis kõige viimasena soojaks ja läbi, et need maitsed tulevad välja. Midagi näeme söönud. Jah. Jaa, seepärast ongi hea. Mul siin viimased pool aastat on natukene niisugune murdeline elu olnud. Et läksin nagu naist lahku ja meil on laps ka. 7-aastaseks saab kohe. Jah, ma viskan siia peale roosmariinitükke. Nii ilusad värvid on meil, vaata, apikene, kas see lõhnab ka juba? Kuule, näeb hea välja, mõnus. Juba tuleb. Ma vaatasin, et sul Facebookis ühed asjad, mida sa jagad, on ka sellised kliima soojenemise teemad. Et kas need on sul... Need ei olegi soojenemise teemad. Need tegelikult, see on kliimamuutuse teemad küll, aga
mina selle soojenemisse nagu ei usu. Päikesenergia on nagu praegu on langenud vist mingi 100 aasta kõige madalamal tasemele. Aga no näh, läks palju või? Ei ole nii mõnus. See on praegu mõnus, jah? Ja. Pluss meil on ka majoneesi, vegan majoneesi ja kõike mingid värke. Ma ütleks, et see on hot dogi edasiarendus. Et ongi siis välevorstide variant. Välevorst, jah. Lööme hambad sisse, viskad kolm. Mul on natuke aega, kui ma jõuan selle põhikraami juurde. Väga hea. Roosmariin, tofuvorst. Kerge küüslaugune paprikas sattus mulle hamba vahele. Ma panen kindlasti paksult panna seda hummust, ma panen hästi paksult. Väga hea hommikusöök. Õigus. Sa olid ju näljane, muidugi. Ma olen tõesti hea. Nii hea on kutsuda, tegelikult peaks kutsuma külalisi mega vara ja ütlema, et ära söö ja siis neile maitseb kõik, mis me siin teeme. Ja ma ootan suure huviga seda suve nüüd täna. Või noh, juba nüüd siin kontserde uue bändiga on igast juba nagu tulemas. On juba paigas. Ja alustate siis Tallinnast, jah? No Tallinnas on esimesed, jah. Mulle see 60 Ameerika muusika nagu tohutult läheb peale ja mingi aeg oli, kui ma elasin ainult selles ajas, nagu ma ei tahtnud raadiost mitte midagi kuulata. 5 aastat elasin ainult niimoodi, et ma kuulasin ainult seda 60 lõpu musa. 5 aastat? Ja see oli siis, kui ma nagu kunagi enda jaoks leidsin, ma olin 16, pool elu tagasi põhimõtteliselt. Ja siis olingi, kuulasin Jimi Hendrixit ja The Doorsi ja kõike neid veel, noh, The Who'd ja igasuguseid siukseid. Kuule, räägi, et mismoodi sa inspiratsiooni lood oma ellu? Eks need inimesed ongi põhiline, millest sünnivad head. Ehk siis kontaktid uute inimestega on need, mis on... Põhiliselt see. Hästi ütled tegelikult, jah? Nii on tõesti. Inimesed kuidagi peegeldavad ju uusi teemasid sulle enda vastu. Aga me võime väikselt siis ehitama hakata järgimist. Mis me valime? Chibatat. Chibatat tahaksid. See on siuke ehitaja burger. On jah? On jah? Selle ära siis. Ükskord ka. Kus see majones jäi? Siin. Sa ei pannud ju? Pane paksult. Paned hästi paksult hummust või taimset majoneesi või mis iganes kastet, siis kuidagi kõik need komponendid seal seob kokku ja see on siuke... Meie 2 eri edasiarendust hot dogile on siin tehtud ja lõppu võime öelda siis, et sinu kontserdile saavad tulla inimesed. Jah, praegu losiks välja piletit Doorsi tribüüdile 3. mai. Uus tänav 3 Tallinnas vanalinnas, kontsertklubi U3, jah. 2 paari saavad tulla. Teeme nii, jah, et 2 inimest koos kaasladega. Mine ela hästi Facebooki lehele, see aadress on siin praegu olemas. Sinna me mõtleme Taaviga välja ühe küsimuse ja sina võid olla siis see, kes saab kuulata The Doorsi ja näha Taavit lava peal esinemas. Küll aga praegu tuleb veel mussi, sest et Taavi võttis kaasa kitarri. Yeah. Mess around in these towns in the morning when the sun turns to night. Would you still remember me, girl? When our memory dies, all the boredom is born to fade.
nothing back to back won't play. Crack yourself into living on the verge of fame. I guess so. Waiting for my magic payday, payday, baby. Till my money cracks my windows, curtains down from my mind. Well, my honey, she will mess around in these towns. In the morning where the sunrise turns to night. Would you still remember me, girl? Oh, baby, here now I go, I fly. Here I go, I fly. I really miss you, have to say. At the moment I gave you my last away, I did so, now running on the path to be great. Middle finger, well, I don't rest until